Kui enne vanasti oli nii, et igas majapidamises pidi olema ikka oma tõukekelk, siis tänapäeval on see pigem haruldus. Kuid siin Peipsi ääres on tõukekelk endiselt au sees. Jaa, on auses, et käiakse siin Kolk ja Kasepää, Varnja külades ja ka Kallaste linnas sõidetakse uhkelt kelguga ringi. Et täna hommikul, kui ma siia korraldama tulingi, vaatasin 2 vanemat prouad sõitsid nii ägedalt kelguga, et oleks tahtnud öelda, et tule siis lõunaaeg kelgule. Kus kohas selle kelku siis tänasel päeval võib-olla kõige rohkem kasutatakse? Kas käiakse võib-olla siis Peipsi peal kalal? Peipsi peal kalal muidugi käiakse ja siis ikkagi, kui vähegi külatänav selline on, et sõita kannatab, siis naabrile külla ja poodi ja nii edasi. Kas kui palju on võib-olla läbi nende aastate, kui te olete seda Kolk ja kelku korraldanud inimesi, kes on võib-olla üllatunud, et sellised kelgud üldse kunagi olemas olid, pole näinudki enne? Tänagi tulid 2 välismaalast, uhkelt rääkisime enne seal sissesõidutee juures, et nad Tallinnast vaatasid, et ohoo, et selline üritus, kelgud, ohoo, et mis need on, et tulid nautima. Ma arvan, eestlastele on ikkagi üldiselt teada, mis asi see tõukekelk või soomekelk on, aga välismaalastele pakub küll pinget. Kolk ja kelk, just finišeerisite, kuidas läks? Kuule, tead, niimoodi konarlikult ja libedalt samal ajal. Et rada on jube libe, panin isegi villase soki jalga, aga see ei aidanud ka mitte muffige, ma ütlen ausalt. Kas tegemist on spordiga või pigem ikkagi niisugune lõbus ja nautimine? Tead, ta on niisugune 2 segu, et ta on lõbus ja natuke on sportlik ka. Järgmine päev on igastahes lihased valusad. Lisaks tavakelkudele võtsid omavahel mõõtu ka tõelised insener-tehniliste lahendustega kelgud. Jaa, aga ma pole Peipsiääre mees, mina olen Harjumaalt, Jüri Alevikust. Kus sa sellega seal Harjumaal sõidad? Mina või? Ma olen endine Peipsi peal käija ja käru on siin, kärule panen ta peale ja siin on Kolk ja Varnja, Räpina. Ja sellega kannatab Peipsi peal kihutada küll? Noh, ma olen teda ümber teinud nii palju, et see sõidab kuskil 40 kilomeetrit tunnis ja 2 kelku võtab ilusti taha ja on väga mõnusti. Põhi on siin, tundub, et Soome kelk ülejäänud on kõik puhas Hiina toodang, ma arvan. Ja sõidab küll, kas see on igapäevases kasutuses? No, igapäevases ei ole, aga nädalavahetusel ikkagi, kui kalale lastakse. See ongi pigem tehtud see nii-öelda järve peal käimiseks? Jaa, ikka jah. Aga siin esimesed tõrked juba tulid, et natukene läksid karabiinid asjad katki, konkurent andis välja ja proovime ta töökorda seada, et kalamehed hoiavad ikka järve peal kokku. Pealtvaatajatele tegi järve ja lõbusõitu ka karakatitsa. No aeg-ajalt on vist neid karakatte siin Peipsi ääres näha ka, kas sellel aastal ka see suur üritus tuleb, kus need karakatised kõik kokku tulevad? No ikka, et 28. veebruaril Karakati pealinnas Kallastel toimub suur karakatide paraad. Et see on ka siuke traditsiooniline üritus, siis, kus kõik külarahvas enda need masinad välja toob. Et tasub külastada, kellele sellised vahvad suured masinad huvi pakuvad. See masin elas kokku, midagi üle näen. Ja Vinisis aplaus, mees on terve peal.